tere hommikust, kell on 7:55 ja sissekanne on selline, et kas ma olen öösel maganud? Ei. Kas ma olen väsinud, ma tahaks magama minna? Jaa. Kas mul on sitavetorud umbes ja mu terve maja asjad nagu väga halvasti? Jaa. Tere hommikust. Ja nüüd me alustame oma retke ja lähme Tartusse. Tartusse on sõita siit umbes 5,5 tundi jämedas lõikes, et kui midagi juhtub, mingisugune pissipaus või midagi, siis see on 5,5 tundi umbes otsa. Ja ma ei näe väga nagu entusiastlik välja, aga tegelikult ma olen nagu väga õnnelik ja põnevil. Ja me läheme Tšiklile järgi. Fuck yes. Seda nii kaua ootanud. Tegelikult mul on juba teine ostetud, aga nüüd ma lähen ostan teise endale. Ja ma olen väga põnevil ja ma arvan, et sellest tuleb väga huvitav retk või nagu pikem sõit sellest. Ma otsustasin, ma teen selle video eesti keeles, sest et inglise keeles mul ei tule hästi välja. Jah. Koormarihmad on peal. Kärule me läheme järgi, auto vahetame kohe ära. Mida veel vaja? Raha peab ka kaasa võtma, õigus. Tere, kiire sissekanne. Sõidame praami poole. Oleme sõitnud umbes praeguseks hetkeks, oleme sõitnud umbes 20 minutit. Ja saabume praami peale mingi tunni aja pärast, sest et praam on 10:50, kell on 9:40. Tõusõnaga midagi sükest, me jõuame veits hiljem. Et põhimõtteliselt kõik on siiamaani toiminud, paar koormarihma jäi maha, aga me juba ostsime uued. Nii on jäänud alles 39 kilomeetrit Lõunakeskusesse ja seal me võtame välja raha ja siis me saame põhimõtteliselt raha ja kui meil on raha olemas, me saame selle asja ära teha. Et me oleme vähem põhimõtteliselt tunni aja pärast juba kohal, mis tähendab seda, et ma saan varsti ratta kätte. Ja ilge jamad selle raha võtmisega, ma ei tea, põhimõtteliselt mul on kõik rahad kinni kuskil ja siis põhimõtteliselt mingi laenada oma sõpradelt raha kokku, mingi täiesti hull case. Aga ühesõnaga jah, oota, ma kohe näitan silda ka teile. Ilus sild, nii kena. Tartu maakond, oi kui ilus, oi kui kena. Vaadake, kõik ilus loodus. Ütle ka tere. Joo. No nii, let's fucking go. Ma olen sitaks põnevil nagu, saate aru, ma saan oma uue paigi kohe. Ma olen nii põnevil ja me vaatame, mis saama hakkab, võtab papi välja ja siis vaatame edasi, mis saama hakkab. Nii, nüüd on Lõunakeskuses käidud, just lahkume Lõunakeskusest ja raha on välja võetud ja nüüd oleme valmis minema kohale ja ostma Tšikli. 20 euri transaction. Võtsime krediitkaardiga raha välja ja maksime 20 euri transaction fee. Kaardil on 30 eurot alles, et tagasi saa minna. Et põhimõtteliselt on väga suur, kuidas ma ütlen, lootus, et midagi valesti ei lähe, sest et praamipiletid maksavad 25 eurot. Et ilusat trippi mulle, teistele, loodame, et midagi ei juhtu ja ma vaatan, kas ma suudan alla ka tingida. Reaalsus on nagu see, et ma olen nagu Tartus oma käruga ja kui ta ütleb mulle, et ta ei müü mulle, siis ma olen nagu 200 eurot kütuse alla pannud ja ma olen ilma mitte millegita, nii et loodame, et kõik läheb hästi. On jäänud 800 meetrit ja siis me jõuame destinationisse. Ma ei saa rohkem filmida, sest ma ei saa teile täpselt näidata,
kus kohas see inimene elab, nii et ma teen siukse editimistriki, et ma teen. Nüüd me lahkume siit kohast, kus me selle ratta peale võtsime. Long story short. Ma ei tea, kas te näete, aga ratas on seal taga. Ja ma ei hakanud täies filmima ja mingi haipima rõvedalt. Ma olen ülikuradi, ma ei tea, õnnelik. Ma hakkan nagu haipima, vaata. Et ma olen ülistoik, siuke hästi rahulik. Ja, norm, värk, särk. Ja see on täiesti tavaline päev, kui ma ostan ühe tonnise ratta poole, mitte mingit küsib. Tegelikult ma olen ülihaip. Ja ma näitan teile pärast seda ratast natuke lähemalt. Nagu see lekkis õli. Ma proovisin ainult esimesed 3 käiku läbi. Ja rohkem väga polnud proovinud. Lihtsalt proovisin, kas toledast töötavad läks minema. Aga ei, masin oli lihtsalt korralik. Selles suhtes nagu välja arvatud, et see õli lekkis. Muidu nagu on suht nice nagu mingi väike leke siia-sinna savi, mis on 38 000 läbi sõitnud. See on, ma ei tea kui vana, see on 98 aasta masin, mis tähendab seda, et tegelikult seal võiks lekked juba olla. Aga see on suht väike läbisõit, nii et sellel ei ole nagu nii väga suurt häda midagi. No lähen koju, vaatan selle asja nagu tehnilise poole pealt ka üle, et mis täpselt toimub, vaata. Et mis täpselt nagu toimub. Kindlasti tuleb see karteri kaane tihendada vahetada. Või jah, karteri kaane tihend või mingisugune tihend oli, aga põhimõtteliselt seda tuleb ära vahetada, sest see lekib õli. Ja siis tuleb kondlid üle vaadata. No plastikud, sellel on suht... Plastikud tegelikult olid suht üllatavalt heas korras tegelikult plastikud. Ja kui me jõuame koju, siis me vaatame kõik asjad täpselt üle, mis päriselt nagu toimub selles suhtes. Me täpselt ei tea, mis toimub ja me vaatame üle, mis päriselt toimub. On mööda umbes 5–10 minutit ja ma lihtsalt ei saa sellest haibist üle, et mul on taga mootorratas ja ma olen, kuidas seda öelda, ma olen väga õnnelik ja ma hoian ennast väga palju tagasi. Tegelikult ma tahaks väga tantsida, aga ma olen autos. Me läheme kuskil tanklasse, vaatame asja üle ja ostame väiksed energiajoogid, teeme väiksed purksid ja siis põhimõtteliselt vaatame edasi, et kas ratas on normaalselt kinni, kas kõik toimib, värgid, särgid, vaatame uuesti üle. Ühesõnaga, oleme kohe Tartust väljas ja põhimõtteliselt me ei ole ühtegi peatust teinud, sest et me tahame koju saada ja ma arvan, et kõige esimene asi, peatus, mis me teeme, on kas mingisuguses teele jäävas tanklas või siis teeme peatused seal kuradi parami peal. Quick update. Mõtlen oma elupõige parim une. Ja me oleme nüüd siin tanklas, oleme siin ja teeme väikest kohvit, sest et ma ei tea, ma kärvan ära ja Saulist tahab ka kohvi saada ja teeme väikest kohvit. Kotid, ühesõnaga lugu on selline, et oleme jõudnud siia tanklasse, ma ei tea, kuidas me kutsume seda. Ma isegi ei tea seda tankla nime, aga see kuradi kuulus tankla, ma olen 150 korda olnud. Ühesõnaga, põhimõtteliselt siin on siuke tankla. Me tulime siia, siis me tegime peatuse siin ja me läheme ära ja siis me teeme ka peatuse siin. Ühesõnaga, põhimõtteliselt, nagu te näete, on kõik korralikult kinni, kõik toimib, mitte midagi ei liigu, kõik on stördi, mitte midagi ei ole ära läinud, mitte ühtegi vedelikku pole välja jooksnud. Ühesõnaga, ma panin tähele, kui ma seda masinaga sõitsin, siis ta lekib õli siit alt. Siit selle siduri hoova juurest lekib õli, ma ei tea, kas sa näed seda. Ühesõnaga lekib õli sealt. Midagi hullu nagu ei ole, aga lihtsalt nagu üks väikene detail, vaata, mida ma panin tähele. Aga üleüldises mastaabis see asi näeb välja selle hinna kohta, mis ma maksin. See näeb mitte hea, vaid väga hea välja. Et selles suhtes, no jah, plastikud on siuksed nagu nad on, ta on nagu pleekida saanud ja värki, vaata. Aga üleüldine mastaap on selline, et miks ka mitte. Kõik töötab. Värgid. Ja eks me rohkem vaata edasi siis, kui me kohale jõuame. Et selles suhtes ma panin ka tähele seda, et mõned plastikud on siuksed, et nagu nad on, vaata. Et keegi on sellega kunagi matsu pannud või midagi siukest. Aga üleüldises mastaabis tegelikult kõik need plastikud on tegelikult tugevasti kinni, et nad ei ole nagu mingid logedad, vaata. Plastikute kohta on nad tugevad. Et me vaatame rohkem siis, kui me jõuame tagasi koju, et
et praeguse seisuga on väga raske üleüldse nagu tehnilist hinnangut anda, sest et kuna ta mul käru peal ja ma olen sellega sõitnud heal juhul, noh, ma ei tea, 2 kilomeetrit või midagi siukest, no vähe ühesõnaga, et me vaatame kodus uuesti üle selle asja ja siis näeme kodus ja nii on, et tšau ja ole tubli siin käru peal. Et ma vaatasin tegelikult üle ka need amordid. Ühesõnaga, vaatasin üle amordid on sellel masinal mingisugune tüüpviga, et seal olevat mingisugused ülihalvad amordid või midagi sellist, ühesõnaga vaatasin internetist. Ja nüüd ma vaatasin, kontrollisin järgi ja need amordid olid okeid, ükski nendest nagu ei lekkinud ja värki. Et tegelikult oli nagu väga lahe see ost just nimelt sellepärast, et me nagu läksime kohale ja me nagu, no ma ei teadnud tegelikult, mida ma nagu ostan, vaata. Aga ma teadsin, et ma ostan selle, sellepärast mul oli raha kaasas ja ma olin juba autoga käruga teises Eesti otsas. Et põhimõtteliselt oli mul asi juba põhimõtteliselt eos ära ostetud, et põhimõtteliselt põrsas kotis oli igatahes ära broneeritud. Aga tegelikult ma nagu praeguse seisuga nagu väga pettunud ei ole, sest et noh, praegu ma ei olegi midagi muud näinud, kui see väikene õlileke. Et ma vaatasin Maanteeametist, et see masin on seisnud põhimõtteliselt 10 aasta jooksul on läbi sõitu tulnud juurde 6000 ehk siis iga aasta 600 kilomeetrit. See tähendab seda, et sellega lihtsalt ei ole sõidetud, et see on seisnud. See eeldab seda, et ma teen ühe korraliku hoolduse enne seda, kui ma sellega sõitma hakkan. Ja seda me ilmselt teeme koos, ma püüan kõike filmida. Et seal midagi keerulist pole, mul on samasugune aparaat kodus ka, ma olen sellele kõik juba hooldused läbi teinud. Et ei tohiks midagi väga keerulist olla, noh, natuke läheb raha lihtsalt ja muud pole midagi. Nii, seal on minu aparaat ja nüüd näete, siin on täielik bardakker, kui seda üldse tähele pange. Seal on aparaat ja me vaatame selle tehnilise olukorra üle siis, kui me jõuame tagasi Saaremaale. Ma võin ka tähele seda, et see peegel on umbes selline, et põhimõtteliselt see lendab varsti minema, mul on selline tunne, see on mingi täiesti räbal, see peegel, aga see lamp maksab mingi paar kümpi, selle vahetab ära. Oleme sõitnud väga kaua. Oleme väga väsinud ja hakkame vaikselt praami peale jõudma, aga pole midagi, saame hakkama. Minul pole midagi, ma pole kordagi isegi sõitnud, nii et ma ei tea, ma ei saa isegi viriseda. Sa oled terve tee sõitnud ja põhimõtteliselt jah, nii on. Räägi. 547 kilti on sõidetud ja 118 on järgi peal. 547 kilomeetrit on sõidetud ja 118 on järgi. Ja see tähendab seda, et ma maksan debiilikuks ennast, kui ma pärast küttepaagile täis me paneme. Nii et jah, et tore on ja veel toredam on see kogu see, noh, see, et me jõuame kohale, ma saan oma tšiklit parandama. Räägi olukorda, räägi mulle, kuidas sul on olla ja mida sa nagu mõtled kogu selle tripi kohta. Sul on lõbus olnud või? Ilus ilm on, kas sa midagi veel tahad rääkida näiteks nagu, et mida sa arvad sellest tšiklist või mida sa arvad, et kas see oli mõttekas siuke trip või? Pigem on. Ausalt, ma ei oska midagi niimoodi rääkida, sest et nagu ma pole isegi näinud seda aparaati, nii et nagu korrani iskusid pilgud peale ja see kõik peale. Ahoi kutid, oleme saabunud Kuressaare sadamasse. Mitte Kuressaare sadamasse, Kirtsa sadamasse. Ma olen nii väsinud, et ma ei mäleta isegi enam, mis sadam see on. Ühesõnaga põhimõtteliselt oleme siin. Vaatasime just üle asjad, kas kõik on kenasti kinni, kas tšikkel on kenasti koos, värki ja kõik on kenasti. Ja põhimõtteliselt jätkame oma sõitu. Teen väikse tehnilise spekiga, vaatan, mis seal täpselt on. Katki või vaatan, ma vaatan, kas seal õli tilgub. Lihtsalt niisama chillin vaatan peale. Meil on praegu praami nii kaua oodata, et mis mul ikka targemat teha.
Me oleme praamis ja me vahetasime kohad ära, mina sõidan nüüd. Saulius vaatab teie Tomsikese uut videot ja tegelikult ma vaatasin ka seda, sest me ootame praamis. Ja me istume autos, sest et me ei viitsi välja minna, sest et seal on fucking külm ja igav ja me jääme tuppa ja chillime siin. Okei, kutid, ühesõnaga lugu on selline, vahetasin auto ära ja põhimõtteliselt nüüd ma suundun koju tagasi. Ma pakin selle rolleri sealt kuradi käru pealt ära ja siis homme teen väiksed klipid ja vaatan, mismoodi see asi täpselt välja näeb. Et no täna ma olen nagu nii väsinud, et me oleme sõitnud üle 10 tunni. No nüüd on juba vist mingisugune 11 või midagi, et no me oleme nagu väga kaua sõitnud. Ma nagu tahaks nagu korraks nagu silma kinni panna. Et homme tõusen varem natuke ülesse ja vaatan täpselt selle masina üle, vaatan tehnilise olukorra üle ja vaatan, mis täpselt toimub. Et ma ei näita teile, mismoodi ma see lahti pakin, sest et no see on nii fucking igav, et mida ma näitan teile sellest. Et näitan homme, mis täpselt toimub, kus, kes, millal, kuidas ja davai, kutid, hea tööd! Okei, kutid, oleme tagasi ja põhimõtteliselt ma ei läinud magama ja põhimõtteliselt ma kolisin selle asjaga maha. Ja siin me oleme, jõudsime garaaži ilusti, oleme kenasti garaažis ja põhimõtteliselt nüüd seisab siin ja homme ma hakkan vaatama, mis seal toimub ja mis seal lekib ja mis seal ei leki, täna nüüd luudselt ei huvita enam. Ja tegelikult tegin üks lühikese proovisõidu ka ja kõik on suht okei, midagi nagu, ta on ikka korralikult tummisem kui mul see teine aparaat siin. Et selles suhtes see on 5 aastat, kuule, vahet pole, räägime homme edasi ja siis näeme homme. Hea tööd. Nüüd siis päriselt mahetavasti viitsi rohkem. Hea tööd. No tere hommikust, kutid ja ühesõnaga uus päev, uus algus ja ühesõnaga eile ajasin garaaži asjad ja täna ajan asjad nüüd välja ja plaan on siukene, et ma teen väikse suure, no mitte suure, aga no mingisuguse puhastuse teen sellele pillile, sellele, mis ma eile ostsin. Et ma puhastan selle ära umbes, et nagu, et see läheks ilus välja. Sest see on suht sitane, ta pole nagu väga sitane, aga ta on nagu veits sitane. Ma teen ta puhtaks ja siis mul on enam-vähem süda rahul, ma saan seda hea pilguga vaadata. Et selline on praegu idee, ma ajan kõik pillid välja ja siis lasen teised lihtsalt masinaga üle ja ühele ma teen veits suurema puhastuse, et selline on idee. No nii, nüüd me saame seda asja näha päriselt päeva alguses ja ütleme nii, et ma olen siin natuke aega võtnud ja vaatanud üle need asjad, mis siin täpselt on ja ma olen siin leidnud täpselt siuksed vead, et näed näiteks siuksed asjad, et Bolt on roostes, seal on mingisugune Bolt pandud mingi suure seibiga meelde, et see kinnitus on veits katki, sellepärast pandud, ongi nii pandud. Siin on praod, no kondlid on tegelikult üsna okeis seisundis, noh. Ja siuksed väiksed pisidetailid, mis teevad tegelikult selle asja veits koledamaks. Aga üleüldiselt tegelikult näeb normaalne pill välja. Siin on lihtsalt siuksed asjad, mis teevad seda veits rohkem nagu vastikuks, et tegelikult võiks siuksed asjad ära vahetada normaalseks teha, vaata. Et see annaks nii palju tegelikult juurde sellele. Ja ühesõnaga tänane idee on see, et ma põhimõtteliselt pesen selle asja ära normaalselt, et teen siit ketikaitsmed ja asjad kõik puhtaks. Ja põhimõtteliselt vaatan üle kõik põhjaalused, kõik põhjakatted, et ega midagi ei lekiks ja siis põhimõtteliselt vaatan seda pilli veel. Et selles suhtes, eile ma tegin proovisõidu ja ma avastasin, et sellel pillil on üli halb pidur, tagumine pidur ja ma vaatasin klotse ja ega ma nagu väga ei imesta, ega ma ei tea, oota, kas sa näed? Et siin ei ole nagu väga midagi imestada ka, see on nagu väga nukker seis nende klotsidega. Et ma ei taha sellega praegu sõita, sest et muidu ma keeran ju kettaga perse. Et praegu järgmised asjad, mida ma ära vahetan, sellel ongi siis põhimõtteliselt tagumised piduriklotsid
ja samas esimene pidur on ka siuke squishy. No ta on siuke pikk, et ma pean täiesti lõppu tõmbama, et ta nagu tugevalt võtma hakkaks. Mis on tegelikult ülisitt, sest et tegelikult siin on nagu 2 kaliibrit, mis tegelikult peaks nagu jumala, normaalselt võtma. Et ma arvan, et ma põhimõtteliselt, ma õhutan need ära, mõlemad kaliibrid õhutan ära. Ja siis põhimõtteliselt vaatan edasi, et tänane plaan on siis põhimõtteliselt esimene see ära õhutada, esimesed pidurid. Ja siis põhimõtteliselt teha see pill puhtaks, et see on suht sitane. Kõige parem asi, mida ma selle paigi juures leitada on ilmselt see asi siin. Kui keegi teab, mis asi on Bison-Kit, keegi teab seda liimi, siis seda on parandatud Bison-Kitiga. Ja see on kõige valem asi, millega seda parandada. Ma ei tea, kes seda parandas, ma ei taha teada ka ausalt. Et suht jama. Asi, mida ma vaatasin, on see õli kanister siin. Ja point on selles, et ma nagu ei näe sealt õli. Ma näen siin väikest õhumulli seal üleval. Ma ei tea, siit kaamerast ei ole näha, aga ühesõnaga siin lõpus on väikene õhumull. Ühesõnaga, kas see on täiesti üle valatud õli või siis siin karteris on midagi muud peale õli ka. Et ma ei tea, ma arvan, et see õli on lihtsalt liiga palju pandud. Et selle peab ka ära valama siit seest ja uue sisse panema, aga see on tuleviku plaan. Siit lekib õli. Siit alt kuskilt lekib õli. Ma ei tea täpselt kust, aga ma arvan, et see on selle sama kaane vahelt. Nii on olukord praegu, aga nüüd ma ajan oma surveka välja ja ma teen sellele asjale suur puhastuse. Ja seda pilli manööverdades ma panin tähele seda, et ühesõnaga, kui sa liigutad siia poole, siis jääb lenk siin kohas seisma, sest et seal all on selline stopper, nagu sa näed, prillide küljes on selline stopper, läheb sinna vastu. Aga teisel pool on ülla, seda poole. Et ta on teiselt poolt vastu siia ja ma ei hakka seda näitama, aga jah, ühesõnaga ta läheb siit vastu ja see tegelikult on suht halb. Tahaks ka tegelikult ära vahetada need prillid või midagi külge keevitada või midagi vaadata, mis siin teha saab. Aga see on praegu pohhu, et peaasi, et kõik hooldused saaks kõigepealt ära tehtud. Et peamine on see. Nii, ja nüüd ma ajan oma surveka välja ja teen selle asja puhtaks. Väike ups toimus just ja meil ei ole survepesurit. Me laenasime naabrimehele selle seal kuskil ja meil ei ole seda nii, et ma pean seda tegema ilma survepesurita ja kätega ja manuaalselt seda küürima. Nii et kena mulle, et ma hakkan kohe pihta. Ma ühesõnaga põhimõtteliselt tõmbasin praegu kondlid üle rahulikult seebiga ja veega ja nüüd ma hakkan tegema mingisugust vähe raskemat asja, et ma kuristan need alumised, need ketikaitsmed lihtsalt teen kõik puhtaks, sest et need on ka suht sitased. Et ma teen seda natukene paremaks, et pärast näitan teile täpselt, mismoodi see asi nagu välja näeb peale pesu, siis see näeb veel parem välja kui praegune. No nii, oleme lõpetanud selle üldpesu põhimõtteliselt. Tegin veits paremaks kondlid, plastikud, paagi asjad pesin ära paremaks ja kõik asjad pesin ära ja põhimõtteliselt sealt alt tegin ka natukene. Puhastasin ka, et oleks sealt natukene parem. Pole nagu väga näha. Tegelikult ma mõtlesin, ma hakkasin velgega tegema, aga kurat, ma ei viitsin velgede tegemiseks läheb ikka õiget ainet. Ma pigem teen seda mingisugune teine päev. Et põhimõtteliselt see on nüüd parema välimusega, I guess. Ma ei tea, mida te arvate, minu arust see on parem, kui see puhtab on. Tegelikult ühesõnaga, kui ma selle tegelikult ostsin, siis mul oli siuke mure sellega,
et see kuradi tagumine tuli ei töötanud, kui ma seda vajutasin, et ta jäi nagu hõõguma. Ma aastasin, et see andur on siin natukene siuke nadivõitu, et see tuleb ka, seda tuleb natukene jälgida lihtsalt, see katki otseselt paleda nagu töötab, aga seda tuleb lihtsalt jälgida. Ja siis on veel mingisugused siuksed, kondel on siit lahti, peaks Bolt sees olema, mingit Bolti seal pole, samamoodi on teisel pool. Ja üldse nagu, ma ei tea, keegi on neid kondeid siit pannud, aga nagu ta pole nagu üldse nagu mõtlen, nagu ta lihtsalt kuidagi peale ja ongi kõik, et selles suhtes, et nagu näha siis, kui sa vaatad siit kohast, see vahe siin ja see vahe siin, nad ei kannata nagu kriitikat eriti, et selles suhtes siin tuleb veits seda kuradi asja veits muuta nagu, et see on minu overall kõige parem seletus sellest, mida ma sellest pillist arvan. See töötab. See sõidab, aga see vajab hooldamist ja see vajab tagumisi pidureid uusi, see vajab tegelikult õlivahetust, ma ei tea, kaua see viimane vend selle viimase õliga sõitnud on, siis see vill vajab küünaldevahetust, see on niisugune veits uuem teema, seda ma ei hakka kohe tegema, aga see vajab tegelikult küünaldevahetust, ma jälle ei tea, vaata, no tavaline nagu niisugune tavahooldus võiks ära teha sellel, et see on tänaseks kõik minu Kawasaki ZZR R-iga ja me kohtume peagi ja ma vahetan sellel ära igasugused asjad, näiteks nagu õli, tagumised pidurid ja õhufiltri. Need asjad on need, mida ma vahetan siin lähijääl ära. Et küünleid ma praegu tegema ei hakka, aga see oli minu lugu ja I hope to see you again ja ma loodan, et me näeme varsti jälle. Kutid, et te vaatate, mida mina teen oma Kawasakiga ja kohtume peagi, niipea kui mul sine tuleb, siis me kohtume jälle. Kõik ilusat. Davai. Ja kuti, ma unustasin teile näidata ka, mismoodi pill töötab. Ma panen seda kohe käima. Kohe näete. Nagu laitmatult.